Ja lähme Leopardiga taguriga. Aga õnneks see Leopard on piisavalt. Ja tere tulemast tagasi. Oota, ma teen selle ära kõigepealt selle filmid, jah. Ja tere tulemast tagasi minu YouTube'i kanalile. Ma olen siin 1,5 aastat juba rääkinud, et Eestis võiks olla rohkem YouTuberid, rohkem, kes teevad sisu ja noh, tonti, videoid on tulnud nagu seeni peale vihma. Väga hea, sest sellel aastal ma arvan, et ma võib-olla nii palju ei jõua neid videoidki teha, kui ma oleks arvanud, et ma see aasta teen. Kindlasti mitte nii palju kui eelmine aasta, aga eks näis, mis see elu toob. Võistelmata ma kindlasti see aasta nii palju ei jõua. Seekord aitäh Innova Euroopa. Ja muu hulgas Innova Euroopa on pannud õla alla ka selle aastase noortele suunatud discgolfi võistlusele Snack Pro, mis on vana nimega siis Snap. Snack Pro noorte diskivõistlus, kuhu on siis ka Innova Euroopa pannud õla alla. Ja mul on hea meel, et täna selle videole samuti on Innova Euroopa pannud õla alla ja saadab mulle selle aasta Tour Series'i Leopard 3 ja Tessu, Henna Blomruusi oma ja Ons Koginsi oma. Me paneme need 2 tükki võistlema, 5 rada, head to head, ehk siis ma saangi ainult neid kasutada visateks, aga sel korral ma putin oma putteritega. Ma ei tea, kas see annab päris midagi juurde ka, võib-olla mitte. Aga me oleme siin Haapsalu kõige pikemal rajal 3. See on par 4 ja 166 meetrit. Anna ainult minna, hea, kus alustada. Alustame Tessuga ja vahelduseks alustame eeskäega. Nii, tuul on meil tagant ja lähme eeskäega siit mingi viset tegema. Nii, ja ta lendab, see oli käele veits valus ka, aga see on täitsa mugava koha peal, kus tegelikult teistised sooritada. Lähme siis Leopard 3-ga, kes mind TikTokis followb, sama nimi, mis mul siin on, siis seal te olete juba näinud uus ketas 1 vise, et kuidas see lendab. See on üllatavalt stabiilne, Rasmus, sul oli õigus. Backariga paremale ja laseme seal feidida. Oi, see on pekkis head, see tuul tõstistada natukene rollerisse ka veel. No, läksin jõuga viskama ja panin nina alla. Lähen vaatame. Nii, ja Tessuga me jõudsime mängu mõttes väga hea koha juurde. Mondo puu on siin samas ja siit vahelt on vaja nüüd läbi visata. Ainult oksad on veits all. Ilmselt kui juba suvi on ja see lehtes on veel ebamugavam, aga nüüd mul on siin madal fore vasakule ja lasta tal feidida. Ja lühike on see. Ai, see ei täpselt sinna. Putil ta on, aga ma kardan, et gramm lühike. Nii, ja me lõpetasime siin, õnneks see on par 4. Siin on täpselt tegelikult taguri tunnel olemas, kust võiks proovida nüüd otse visata. Et oleme ees ja viska korvi alla ainult. Vaatame siis. Täpselt sinna, kus ma tahtsin. Kas ta nüüd lõpetab õiges kohas ka veel? Ole hea. Aps. Issam, ma olen nii hea kord 10. Vaatame. Nii, Tessuga ma jõudsingi täpselt hea puttimiskaugusel, aga see põõsas on täpselt ees. Ma võin proovida niimoodi mingisuguse puti siit teele panna. Ma putin oma enda putteritega. Mitte, et sellest kasu oleks, aga ei ole mingit kasu. Päeva esimene putt ka alles. Noh, nii oleks pidanud tegelikult tegema. Ot. Aga see on nii lähedal, et siin ma võin puttida selle Tessuga ka. Et on vaja lihtsalt pördi sisse visata ja Leopard juhib. 492 meetrit, kui sa passide video vaatasid, siis passidel ma ei saanud ühegagi siit pördit. Proovime nüüd äkki nendega saame ja minu jaoks on imelik mõelda, et Leopard 3 on stabiilne. Mul oli G-Star Leopard ja Champion Leopard 3 kunagi. Need olid väga alastabiilsed minu jaoks. See on nagu fairway ketas, nagu mingisugune, ma ei tea, Ateena või Stork või midagi. Ja lähme Leopardiga taguriga. Nii, kui sa nüüd feidiksid, oleks ka väga hea. Oi, see on pikk või? Ja hästi skippas ka. See on gramm pikk tõesti, aga mingi putt seal on. Ja Tessuga lähme eest käega. Nii. Feidib. Nii, rollib ja lühike või? Issa, ma olen nõttena. No nii, me jõudsime Tessuga siia. Pole väga mingisugune pikk putt,
aga mind see paremal pool puu veidi häirib. Vaja lihtsalt see sisse siin teadavast tõsta. Päeva 3. putt või. Aga noh, Birdi käes selle tessuga. Küll aga nüüd see Leopard. Okei, siin me Birdit võtta. See on kehvemaid kohti, kuhu jõuda sellega. See glaidib juba hästi. Aga siit ära puttida sellest vahest või siis siit otse alt või. Ma arvan, et siit otse alt ma võin proovida. Äkki need oksad alastavad. Aga siit tuleb 3, ma enam kindel. Jep, seda oli äärata, need oksad on nii all, et kui sa siin pikaks lähed, siis on pahandus. Noh, aga eelmiselt, nüüd nad on viigis, kõmm. Mõlemad on võtnud korra Birdi. Ja tänane 3. muidu Haapsalu 6, par 381 meetrit. See mängib ideaalis eest kätt, lihtne ja sirge ja lõpus feidib. Vajab sellist vähemalt 90-95 meetrit viset. Osad lähevad siit backariga. Ma proovin selle Leopardiga ka seda backarit, mida ma tavalist üldse ei tee. No nii, ja kas tõesti või? Elus esimest korda ma läbin selle raja. Issand, ma võistlus olukorras elu sees ei taha seda kasutada, aga praegu justkui see video näitas, et see toimib. Aju vaba. Proovime eeskäega ka siis ja nüüd ma sellega kindlasti põrun. Või siis mitte, äkki, mine, kanna, ära puud võtta. Oi, kaputil, 10 peal. Vaatame. Kuulge, pole üldse paha ju. See tessu on ka siin mingisugune 4,5-5 meetri peal. Aga ma ei oska puttida, nii et siit on... Ei oska. 3, see on minu hilluse kand, on see putt. Aga õnneks see Leopard on piisavalt lähedal, et sellega ma saan hakkama. Ja kes tahab saada selle aasta Tour Series Innova kettaid, kõik on Color Glow, ehk siis natuke stabiilsemad kui tavalised, siis innovaeurope.com, muide Innova Euroopi peakontor on Pärnus. Nii et minge näidake Innovale ka armastust, ostke mõni ketas sealt. Aga nüüd, ja vahepeal on paar aasta aega muutunud ja me oleme siin tagasi. Eelmkord me pidime korraks pooleli jätma, sest et meie printsess vajas natuke rohkem tähelepanu, kui me eeldasime. Nii et nüüd me oleme jõudnud siis 15. rajani, mis selle video mõttes on siis 4. ja hetkel Leopard juhib. Ma nüüd olen muidugi nii tark, et ma unustasin putterid maha, nii et ma putin nendega. Aga see on siis Haapsalu pikim par 481 meetrit täiega sirgelt ja siis veel vasakule täiega sirgelt. Siin on igal pool OB paremal vasakul. Lähme Leopardiga otse peale kõigepealt. Oi, see on annukas. No, Rasmus, nüüd näed, kas see on stabiilne või ei ole. Ei, nii stabiilne see ei ole. Oi, see on täiega OB-s ju. Vastu tuules ka veel, sinna läks annukas peale ja sellest see tagasi ei tulnud. Nii et Leopard tundub, et ei juhigi. Lähme tessuga ja tessuga igal juhul paremalt. Safe play just kui. Liiga seest või mingid oksad seal käisid, lähme vaatame, see võib olla väga hea või ka OB. Nüüd kuna on OB, ma viskan 3. Noh, siit tuleb nüüd täiega minna, et üldse ma arvan, ma korvini ei jõua. Paremal vasakule tuul ka, mingi Peugeot on ka. Ärme sinna aknasse viskas. Ja see ei pruugi üldse halb vise olla. No vaatame. Nii, daamid ja härrad, siin on midagi erisk toredat. Ma olen täpselt OB liini peal, mis tähendab seda, et ma saan siit 1, 2, 3 võtta välja ja siit teha siis viske korvi suunas, sest ma OB-s ei ole. Siit on vaja ühte head haiserit. Nii, vaatame, kas me jõuame. See on nüüd siis teine vise. Oi, see on palju. See on palju. Ei ole või? Distantsi võttes väga palju, aga muidu õige suund. Ja arvestades, kus ma välja läksin, siis see on päris hea koht, kus isegi teoorias parri päästa siit. Aga noh, ma ei hakka midagi siit eeldama. Oi, napilt mööda. Ja roll ka veel. Selge. Siit on comebacker. Ma natukene paremale seda visanud.
oleks see võinud isegi sisse minna. No nüüd me oleme igal juhul 10 meetri sees, vastu tuul ka veel. Vastu tuules putima. Väga hea, see loperdas nagu liblikas, aga see on meil siis Bogi ja Tessu. See on nüüd Tessu 3. ju. No see on jälle 10 piiri peal, vaatame, vasakul parem on tuul ka. Ai, küll ilusti, aga madalaks jäi, mis tähendab, et Tessu tõmbab siit nüüd eeldatavasti skoori viiki. Ja selle video kontekstis viimane on Haapsalu 16. par 3 ja 85 meetrit. Siin on selline auk, mis on suvel täiskasvanud, on väiksem. Nüüd on praegu, ütleme, on väga okei siit minna ja see on täpselt siuke fairway ise, pigem võib-olla isegi midar. Nii et lähme Leopard 3-ga, kettad on viigis, vaatame, mis saab. Nii, tuul on tagant, liiga palju ei tasu visata, rahulikult. Ei, liiga sirgelt peale või? Feidib, aga nüüd ära skipi palun. See on OB, minge muffi. Seda juhtub mul siin rohkem, kui ma tahaksin. Proovime, kui stabiilne see, ei tegelikult enam proovi. Mängin vinna peale, läheme natuke paremalt poolt, suurema ringiga see Tessuga. Vähe jõudu, kiire ketas, peaks ise ennast kohale triivima. Ka pikaks või? Ka OB-sse või? Lõpetage ära. Nii, ja põnevust jagub. Tessu tõepoolest 1, 2, 3 oli väljas. Ja mõlemad kettad on ju viigis ka. Nii et driveriga puttida on muidugi naljakas ka. Vastutuul ka. Ja feidiski enne ära. Nii, ja Leopard samamoodi. Sellel on võimalus võita. Oi, see hõljub liiga hästi, aga siin ei ole muud, kui mulle tundub, et selle challenge'i lähme siia alla. Lähme siis põlvili. Aps. Ja siis see Leopard ka sees. Mõlemad poogiga maas. Nii et need kettad selle challenge'i mõttes jäid viiki. Ja aitäh, kui sa jõudsid siiamaani selle video vaatamisega. Kui sulle see video meeldis, pane kindlasti like, ära unusta subscribe'i panemast ja võid ka bell notificationi panna, siis sa ei maga maha järgmiseid videoid. Nüüd aga nendest 2 kettast see Destroyer läheb just teie vahel loosi. Nii et kui sa sooviksid seda ketast saada, siis kommenteeri siia alla, milline rada sinu arvates mul nendest 5 kõige paremini välja tuli. Ja kõikide teie vahel läheb siis loosi see Henna Blomruusi Destroyer, Innova Proto Glow Halo Star Destroyer. Stabiilne 12 kiirus driver. Aitäh vaatamast, näeme juba järgmises videos, edasi ma lähen Holstre Polli, mängin Pro karikatappi, ma ei tea küll miks, aga sealt tuleb ka väike video, nii et näeme varsti. Tšau!